Tänupühad on selleks aastaks läbi ja nüüd teeme kukesena sousti. Tänupühadel on siin kombeks öelda, mille üle sa oled tänulik. Ja mina olen tänulik täna hommikul saadud uudiste üle. Mu isa vähiraviplaan on lõpuks paigas ja sealt olid ka need head uudised, et tal ei ole õnneks nii kaugele arenenud, et ei pea nii väga muretsema. Ja teine jube hea uudis on see, et kuna me jääme nüüd oppi ootama, saab paps natukeseks siia tulla. Ehk siis järgmiseks laupäevaks on lennud juba kinni pandud. Ja ema saab ka jõuluaja töölt vabaks, mis tähendab, et mõlemad vanemad on jõuluks siin. Kuigi MC lennud olid natukene kirved ja kõige naljakam selle juures oli see, et first class lennata oli kuskil 1000 euro odavam kui tavaline see tavakaga. Nii et MC tuleb business classiga ka jõulunädala siia. Nüüd ma ootan ainult, et kas venna ka tuleb. Venna, kas sa tuled ka? Ma väga väikeseks neid ei haki, sest et mulle muidu meeldib, kui siin on natukene tekstuuri rohkem, et ta ei ole süke otseselt kõik väikesed tükid. Laseme panni soojaks nüüd. Nii, niiskus on väljas. Ma panen nüüd teelusikaga jahu. Kusetan selle sisse nüüd hetkeks ja siis ma panen järgmisena hapukoort. Ta võib piimaga ja tavakoorega ka teha, aga ma panen kuskil keskmiselt kuskil 3 supilusika täit ja siis piima natuke. Mingi quarter-cup, siis ma ei tea, 100 milliliitrit. Laseme selle soojaks ja siis soolpipar ja muud midagi. Natukene panen piima juurde. Nii, nüüd laseme ta õrnalt podisema. Kõrvale sobiks kartulipudru, aga ma olen viimase 2 päevaga nii palju kartulipudru söönud, et ma pigem teen neid kartulikotlette. See tuli muidu väga maitsev välja. Ma siin rõõmsalt 1 portsu juba sain. Enne kui poisu siin üles ärkas ma kähku, aga igal juhul. Mis me ütleme? Head isu!